Tere, mina olen Veronika Reinhard, olen anestesioloogia õdede spetsialiseerumise õppega olnud seotud selle algusajast alates ehk siis juba 10 aastat. Algatuseks tahaksin ma kiita kõiki õdesid, kes selle spetsialiseerumise on ette võtnud. Nii neid, kes siis edukalt lõpetanud on, kui ka neid, kes mingitel põhjustel pooleli on jätnud. Et ma usun, et kõik te olete saanud väga hea täiendhariduse selle õppe näol. Et tegelikult on ju probleem selles, et õdespetsialistidele vähemalt intensiivravi erialal ei ole väljundit. Et kui koolitus algas, siis oli idee hea, et me koolitame spetsialiste, kes siis hakkavad omakorda edasi õdesid koolitama selle mõttega, et nad on ikkagi oma eriala tippteadmiste ja oskustega, aga paraku ma arvan suurim viga, mida tehtud on see, et on pandud puder ja kapsad kokku. Ehk siis 4 eriala, erinevat eriala, kiirabiõed, erakorralise meditsiini õed, intensiivraviõed ja anestesistid õpivad kõik ühe ja sama programmi järgi. Ja tänapäeva meditsiin on nii arenenud, et me ei saa sellisest segust teha häid spetsialiste, et isegi arstidel on 2 erinevat eriala, nende asjade jaoks on erakorralise meditsiini arstid ja anestesioloogid. Et nüüd arvata, et üks õde, kellel on võib-olla ainult ühe koha kogemus tuleb ja saab selle aasta jooksul spetsialistiks kõikide 4 erineva valdkonna all, et see on minu arust võimatu. Oleks ideaalne, kui me ühel aastal õpetaksime intensiivraviõdesid ja näiteks anestesiste ja teisel aastal õpetaksime erakorralise meditsiini õdesid ja kiirabiõdesid. Sest et ega praegu juriidiliselt ju ainus kasu õdede spetsialiseerumisest ongi kiirabiõdedel, kes saavad tänu sellele õiguse töötada kiirabibrigaadi juhina. Samas olen ma täiesti veendunud, et see koolitus ei taga piisavat professionaalsust selleks, et inimene, kes on ainult õde spetsialiseerumise lõpetanud, oleks võimeline hakkama tööle kiirabibrigaadi juhina. Samas see võiks olla nii, kui meil oleks nagu spetsiaalselt näiteks üks kursus ainult erakorralise meditsiini õdede jaoks. Haiglatel on hetkel üldse väga keerulised ajad, aga sisuliselt, kui meil oleks tegemist spetsialistidega, ehk siis need inimesed tõesti oleksid oma eriala sellised autoriteedid, teaksid väga hästi sellest erialast või siis mingist kitsamast osast sellest erialast, siis ma näen küll, et oleks nagu spetsialistil mõtet. Praegu saavad tudengid väga hea sellise laiapõhjalise täiendhariduse, aga nii-öelda praktiliselt oma töökohas sellega suurt midagi peale ei ole hakata, see on vähemalt minu arvamus. Nad teavad kõigest 4 erinevast valdkonnast üht-teist, aga näiteks see, et intensiivõde tuleb pärast intensiivi tagasi ja ta on nüüd intensiivraviala spetsialist, seda ma kindlasti ei saa praegu öelda. Et tal on peale seda kursus kindlasti laiem silmaring, ta teab oluliselt rohkem erakorralist meditsiinist, ta teab oluliselt rohkem anesteesiast, mida ta võib-olla varem oma töös pole, millega ta oma töös varem pole kokku puutunud, aga selle konkreetse intensiivravi jaoks nagu väga palju uut juurde ei ole tulnud. Ma tahaks seda, mis ei ole kunagi käima läinud, et need samad õed oleksid nende tulevaste õdespetsialistide õpetajad, ehk siis nad oleksid oma praktiliste oskuste ja teadmistega, nad teaksid täpselt, mida need uued õed tahaksid. Et meil on küll hetkel mõned õed, on Andras, on Pille ja on Karin, kes on siis õdespetsialisti õppe lõpetanud ja kes praegu õdespetsialisti õpetavad, aga samas valdav osa on jäänud ikkagi arstide peale. Ja minust, kui me nagu õpetame õdespetsialiste, siis võib-olla see pole nagu hästi öeldud, aga minu arust me peaks õpetama sellist õendusoskusi ja võib-olla mitte niivõrd sellist akadeemilist tausta, vaid just praktilist poolt, et akadeemiline taust jäägu magistriõppesse, ma arvan, et see, mida mina nagu tahaks, on see, et õdespetsialist on väga heade teoreetiliste oskustega, aga veel paremate praktiliste oskustega inimene, et õdespetsialist ei saa olla inimene, kes valdkonnas on töötanud ainult aasta. Et õdespetsialistiks saamiseks oleks ikkagi vaja valdkonda rohkem teada ja seetõttu mina arvan, et miinimum on 2 aastat, veel parem 3. Et ma arvan, kui inimene on juba üle 2 aastat konkreetses valdkonnas töötanud erakorralises meditsiinis või intensiivravis või siis anesteesias, siis on ta aru saanud, kas see on tema rida või mitte. Et see, kes on seal töötanud ja saab aru, et see talle ei sobi, see ei tule ka õdespetsialistiks õppima. Vähemalt ma loodan, et ta ei tule õppima, sest et ega tal ei ole mingit väljundit selleks. Nüüd, kui inimene on aru saanud, et see on eriala, mis talle meeldib, ta tahaks sellele ennast areneda,
siis peaks ta tõsiselt mõtlema, et kas temas on ka veidike selliseid õpetaja ja juhi omadusi, siis peaks ta mõtlema, kas tal on piisavalt aega ja tahtmist õppida. Ja kui need kõik on jahid, siis on ta oodatud.